Kinnisvaraminutid. Stuudios Ahto Kalda ja Rainer Olgo. Tere kinnisvarasõbrad, aasta hakkab läbi saama ja jõulud hakkavad kohe pihta ja mina olen pannud punase särgi selga. Minu arust on väga kuule särk, aga las ta olla. Ja selle eest on Raineril väga ilus kampsudid ja asjad selles. Kas sul on külm? Me salvestame ette, et turud, tere ka minu poolt muidugi. Punane tegelikult näitab ju, et punases on. Tead, mis tähendab punases? Venemeelne. Ei. Äris, kui me räägime ärist, aktsiatest. Punane tähendab miinuses. No just, see on punases praegu. Ma olen punases. Lõpus punases. Jah, et oleks võelnud, on ka teine variant, oleks mõnud rohelise nagu kuusk. Saad aru? Siis oleks nagu turud tõusnud. Ei, aasta lõpp ongi kulud on suured, et kõik on punases. Turud on punases. Jah. Väga armas. Mis sa arvasid? Kas sa aasta tagasi arvasid, et me oleme praegu punases kohas punases või? Või mis sa arvasid? Ja turud ei olegi punases. Jah. Tegelikult on läinud ju kinnisvara turul on läinud hästi Eestis. No mitte liiga hästi, aga niimoodi, kuidas nad nimetavad seda, külgsuunas on liikunud, aga rohelises. Aga kas on mingi, ütleme, peale juttu on ka mingi tõestusmaterjali? No ikka päris tehingud, päris... Ma mõtlen, kas kuskil on üleval mingi tabel või mingi selline. No ikka on... Minul on üks jumala hea näide. Sa üldse küsid küsimuse. Ma kuulen ära, siis ma juba rütten ette. Ma räägin, et kõik kogu aeg võõdetakse ju. Iga kuu võõdetakse tehingud, aktiivsus, kus, mis sektoris. Aha. Nii, aga nüüd, jah, vasti. Aga minul on hea näide, mille aasta tagasi ma tahtsin osta ühte kuldplaati 100 grammist. Ta maksis mingi 7600 eurot. Jah. Ma mõtlesin, et issand, kui tore, et alla 10 000 isegi ei küsita dokumenti, kus sa selle raha saanud oled. Et saatekuule, pange tähele, rikastel on ka mured. Ja. Nii. Ma mõtlesin, et vahet ei ole, et ma ei osta seda kuldplaati ja nüüd ma läksin mööda poest ja ma läksin vaatasin, palju see sama kuldplaat maksis. Ja. Ma saan aru, kuld tõuseb kogu aeg. Kuld, mida rohkem raha trükitakse, seda rohkem kuld tõuseb, on nii vist. No, mina nüüd raha trükkimise koha pealt, mul on selline teadmine, et eurosid polegi see aasta juurde tehtud, aga dollareid seest. Nii, aga ta tõuseb, aga ta on ikkagi stabiilne, ta kogu aeg tõuseb ja läheb nagu vaikselt. No, kuidagi nii on ajalooliselt olnud, jah. Jaa, aga see kuldplaat, mis maksis 7600 või midagi sellist, maksab nüüd 13600. Seleta ära mulle lahti see, kuidas see aastaga see poole või 2-kordne tõus nüüd on. Või niimoodi nagu, võib-olla see on lame natukene, aga mis siis? Lame maa. No selles mõttes lame, et võib-olla nagu vaata see vorst, mis maksis jaanuaris, see suitsuvorst jah. No kuldplaat. Ei, aga ma olen aru, ta pole iga aasta ju nii kiire. Ei, aga see aasta, mine vaata, vorst on 7. No see vorst. Ma ei ole vorst ise ostnud. Et selles mõttes, et inflatsioon kui selline, aga eks kuld on jah, et kuna Eestis on päris suur inflatsioon ja ka Euroopas üldiselt on inflatsioon ikkagi kõrge olnud, et siis kulla hind on nagu selline inflatsiooni vastu. Oleks võinud osta ju. Inflatsioon on hindadega tõus. Õudne. Ei, no miks? Aga kinnisvara pole nii rämedalt tõusnud kui kuld. Ei. Varem tõusis kinnisvara ikka nagu nool oli rohkem ülesse poole, kuld läks nagu stabiilselt. No, pigem ei ole Eestis selline kinnisvara tõusu aasta kindlasti olnud, jah. Ja ega kui mina nüüd vaatasin, ma pole ammu vaatanud korteri kuulutusi ja nüüd mina vaatasin, minu lemmikkorterid on ühetoalised puumajas, meil on siin puumajad, rääkin mitu saadet puumajas, ühetoalisi ja ma vaatan, et tegelikult hinnad ei ole tõusnud võrreldes eelmise aastaga. Jah. Miks? No lihtsalt ei ole tõusnud, et... Roonat enam ei ole. Ja seda peaks kohe varsti läbi saama. Me võime teha ennustusi, mis edaspidi juhtub, aga see aasta on kinnisvara hinnad ju on tõusnud väga vähe, seda nimetatakse külgsuunas liikumiseks. Et mitte üles ega alla, vaid külje peale. Ehk siis nagu enam-vähem vasakule. No, ei tea, kas paremale või vasakule, et kinnisvara hindades mingit erilist tõusu ei ole olnud. Võib-olla mingites nendes nii-öelda odavamates kohtades ikkagi kohati natukene, et seal peab vaatama, mis grupis mida. Aga nüüd, kui me võtame nagu aastases, mis on juhtunud või mis on muutunud võrreldes varasemate aastatega, et aktiivsus ikkagi
on väga palju kinnisvara ära müüdud, mis isegi seisis mitu aastat. Okei. Aga näiteks, kas võib ka, meil ju paar saadet tagasi oli külas siin Toomas Kiilaspäev, tema rääkis, et Hispaanias on see uus kinnisvara ja second hand kinnisvara saavad kokku. Kas on ohtu, et nüüd meil juhtub sama? Hispaanias on kinnisvara buum arvatavasti. Et selle põhjused ei ole väga kaugelt otsida, et igalt poolt maailmast tullakse sinna kokku kui nii-öelda turvalisse sooja kohta. Ja. Et eriti kui peab ära minema kuskilt. Ja. Ja eriti kui sul on palju raha. Ja kui sul on sõda ümberringi. Noh, seal ta läheb. Aga sa küsid, kas Eestis võivad saada kokku, et hetkel pigem nad nagu ei ole saanud kokku, et on kaugenenud. Aga kui võtta nüüd kokku ja vaadata tulevikku ka, siis mul on üks hirm ärikinnisvara poole pealt. Ja kuna ma olen põline tartlane, siis see hirm puudutab Tartut. Ma näen, et siin tuleb juurde Portateena, tuleb juurde erinevaid ärihooneid, kuhu tulevad erinevad ägedad kontoriruumid igalt poolt, ning kontoriruume tuleb, ma arvan, järgmine aasta Tartu turule vähemalt 5-6 tuhat. Kas 5-6 tuhat uut firmat tuleb ka Tartusse? No mis saab? Esiteks, mis äriruumidega juhtus koroona ajal, oli see, et mindi üsna palju koju ja niimoodi, et tegelikult on trend, pigem ju tullakse tagasi kodust ära, et kodu on kodu. Ja. Töökoht on töökoht. Aga edus on odavam. No jah, aga kas lõpuks nagu elu... Sa saad vahepeal käia vetsus ja saad omi asju teha. Mulle meeldib niisugused, ma olen kuidagi alati aja sees oma totakalt. Ma ei tea, kas sina saad aru minu totakast võrdlusest. Nii. Aga ma toon selle totaka võrdluse ikkagi. Et oli üks mees, kes elas Tartus ja tegi endale kokkuhoidlik mees tegi endale kasti koju. See oli see 2x2x2 kasti ja talvel oma korteri sisse. Soojustas selle kasti ära. Ja seal oli hea soe magada ja mõnus. Ja seal sai tööd ka teha. Ja seal kastis, ma ei tea, kas ta duši viis sinna kasti. Aga mis ma tahan selle näitega öelda, et kui kokkuhoidlikuks siis peaks nagu minema või me võime ju teha kõik peale kastid ja ollagi kõik kastides ja siis on veel vähem vaja. Et mina julgen väita, et inimene ei ela oma elu selle mõttega, et ainult kokku hoida. Inimene elab oma elu selleks, et elada. Ühel hetkel nad saavad aru, et ka, minul on näiteks, elasin ka, tegin nii-öelda põlveotsa maakleri tööd ja nüüd olen juba mitu aastat olnud kontoris ja ma ütlen, et minu mõte läheb seal lendu. Seal on ruumi, on avarust. Mul võib kodus ka tore olla, aga kodus on ikkagi koduasjad ja seal on... Ma saan aru, aga kas kui ehitatakse uute ärihoonet, kas mõeldakse ka läbi, et kus see ära täidetakse või selle peale ei mõelda? Eks tekib, kui see keskkond siin läheb nii-öelda paremaks, siis ka mõtlevad need ärid ja asjad, et ühel hetkel oli ju üks Ameerika firma tahtis tulla, kuna mingi hetk oli selline jutt, et levitati rohkem välismaale, et Tartu on siis selline Ida-Silicon Valley, et siia tulevad ajud kokku ja kõik jutud ja startupid algavad siit. Tuli Ameerika onu siia ja ütles, et tahaks siin oma businessit teha, et siin on ajud. Aga polnud ruumi. Ei olnud sellist head ruumi. Oli igasuguseid koledaid ruume, aga head ruumi ei olnud lihtsalt. No vat, et nüüd kui luuakse ruum, võib-olla tuleb järgmine Ameerika onu ja tuleb ja siis me imestame, et Tartus on selline, kutsutakse kuldseks rõngaks. Ma ei tea, kas sa tead, kus see asub? Ei. No vat on selline kuldne rõngas. Kus? Tartus. Kus? Ja kuldse rõnga sees on igasugused majad. Ja sinna majadesse tahavad tulla inimesed, kellel on ajud. Ja meil on vaja tarkasid. Kus see kuldne rõnga on? Vaat see Portateena seal rõnga sees. Anna. Jah. Kui suur see rõngas on? See kuldne rõngas või? Jah. No vaata, kui sa paned umbes sinna, ma mäletad viimane suur, mis on täiesti täis
üks suurimaid investeeringuid on olnud, kas ma ei mäleta, kas 25 miljonit maksis Tartu Ülikooli siis üks uus hoone, mis on nii-öelda teisel pool jõge, kuhu tehti ka üks ärijoone. See on siis seal, kus Narva maantee tuleb. No võt on üks majandusteaduskonna asemele tehti siis selline suur hoone, kus itte tehakse. Ja sinna tehti ka veel üks ärijoone. See ärijoone on täiesti täis. See on Kuldse Rõnga ühes ääres. On, jah? Aha. Ja need Port Athena on no ei ole, ta on ikka juba seal sees, et kui sa nüüd hakkad seda rõngast joonistama, et paned siis, ütleme sinna kuskile, no võt, ega siin on erinevaid teooriad, aga paneme Atlantis, tead selline, kunagi oli Atlantis, nüüd on tantsuklubi Satee, eks ole. Paned sinna nagu keskpunkti. Aha. Nii, nüüd võtad nööri. Jah. Võtad sellise 2 kilomeetrise nööri. Võib-olla võtad no ütleme, võtad igaks üks 2 ja paned selle nööri otsa sinna Atlantise koha peale keskele. Nii. Ja nüüd tõmbad ringi. Lähed Toove päele ja see on kuldne ring. Kuldne ring. Just. Ja sinu äri peab olema seal, sest sinna tuleb... Aga korteri, mul on mitu korterit selle ringi sees. Ei, ma räägin hästi ärist rääkisid. Äri, jah. Ma ei tea, mis ring... Mul on äri ka selle ring. Sa mõtled korteritele mingi ring tõmmata või? Kuldne ring. See on hoopis teine kuldne ring. Ei, las ta on suure. See on veel suurem. See on veel suurem ring. Rokka nii välja. Et kui selleks on eraldi inimesed, on linnaplaneerijad. Näiteks, et Tartu linnaplaneerija on nüüd Eesti planeerija. Mis see tähendab? Kõik asjad peavad omavahel sobima, et inimene tahab elada heas keskkonnas. Inimene ei taha kogu aeg ökonoomitada ja kokku hoida. See ei ole üldse, kui inimesed tahaks ainult ökonoomitada ja kokku hoida, siis on nimelt automärk, mis on kõige odavam. Ereliukas jalgratas. Ja kõik sõidaks selle ereliukase jalgrattaga ringi siin. Nüüd keegi sõidaks autoga. Yeah. Kui oleks oluline ökonoomitada. Ja elaks nendes kastides. Nii. On ju? Noh, sogast. Räägime uuest aastast. Mis saab hakkad? Hakkab ennustama. Mis saab? Nii, kas kinnisvaras tõuseb? Kinnisvara tõuseb. Kas ta tõuseb sama vähe kui see aasta või hakkab nüüd... Tõuseb rohkem. Aga kunasest ta hakkab tõusma? Juba tõuseb. Ei, ma mõtlen kuna aktiivselt näha on. Ja kuidas sa näed? Et sa näed, et see sama kuulutus, mis oli ennem näiteks 50 000 on nüüd 57. Ja alla ei anta. Ei, no ega siis kuulutus. Nõudlust on vaja ennem tekitada. Ei, no nõudlus ja see käib ju käsi käes. See käib niimoodi, et näiteks 50 000 korter ostetakse ära, aga keegi saab sellest raha. Selle raha eest ta ostab uue korteri, näiteks 60 000. Selle 60 000 korteri raha eest ostetakse näiteks krunt. Selle krundi raha eest, mis maksis juba 150 000, ostetakse näiteks maja. Ja niimoodi turg elavneb. Aga kas pangad muutuvad veel leplikumaks või praegu on see viimane tippaeg? Pangad muutuvad nii leplikuks, kui pangad saavad muutuda. Ja täna ma tean, et on vähemasti üks pank, kes juhib jällegi sellist rallit, nii et intressid odavamaks. Kes see on? Üks Eesti suurtest pankadest. LHV. Küll ta tundis ennast ära. Teeme reklaame muidugi. Just. Mina kiidan ka. Peale Leedu pankade on ka... Selle panga nimes, siis vannan vihje, sisaldub sõna pank. Ja, ülejäänu jätame saladus. SHV pank. Või Swedbank. Swedbank ei ole Eesti. No mis sa nüüd siis? Las ta olla. Ja, et käige kõik pangad läbi, et elu läheb paremaks, siis kui me usume, et elu läheb paremaks. Ja vahest on võib-olla kõige tähtsam sõnum inimest. Ehitus läheb odavamaks ka. Ei lähe. Sest paljud ütlevad, et Soome poisid tulevad järjest tagasi. Ei tule. Soomes pidi ka hapu olema. Ma ei tea. Soomes pidi olema majanduses kehva seis, sest et Vene turg on tagant ära, aga jällegi see ei ole nagu siukene kuldne reegel. Et nüüd jooksevad kutt edasi. Mina käisin Soomes just üritust tegemas eestlastele ja kuidas tundus vähem eestlasi oli ka eelmised kord. Aha. Et ma ei tea, kas asi oli selles või milles, aga ma paari puhalikuga rääkisin ka, nad ütlesid, et ega siin see eluolu ei ole enam nagu niimoodi, võib-olla isegi mõtlevad tagasi töönu. Mida me veel ennustada saame? Mõtleme kinnisvara, üürihinnad, mis sa arvad? Tõusevad. Kui palju? Konkreetselt. Umbes.
ei, pigem on nagu kommunaalid niikuinii tõusevad, kommunaalid tõusevad, kõik tõusevad, palgad tõusevad. palgad tõusevad. Ja kusjuures, mis on hakanud tõusma, on kindlustunde indeks. Jah. Et oli hästi pikalt oli, et kui sa tead, mis on? Ei, ma tean, eks siis sõda seda tõmbas alla. Ei, no et inimene tundis ennast, kas ta tunneb ennast kindlalt või ebakindlalt. Ja väga pikalt oli niimoodi, et palgad tõusid, et siin on ju pikalt tõusnud ja elu ei olnud nii halb, et see indeks peaks nii madalal olema. Ja nüüd on hakanud nagu positiivsust nagu rohkem tulema nii-öelda inimeste särasilmadesse. Osalt ega tänu meie saatele, sest no, ja me ja see tõstab nagu enesetunnet. Optimismi ja eks ta nii olegi, et ega alati on ju kellegi läheb paremini ja kellegi läheb halvemini, et kui tehakse palju neid äripindasid juurde, et siis mõtleme, et kus need ärid siis on, kes tulevad. Vaata jällegi, kui äripinda ei ole, see äri ei tule. Sellega selle Ameerika onu näite tõin, et äripinna tegemise mõte on ka see, et äri tuleks. Ja see koroonaga kodus istumise isu, kindlasti on osa inimesi, keda see hirmsasti sobis. Ja kindlasti on tore omavahel Zoomis koosolekut pidada, mis varem nagu see võimalik ei olnud, eks ju. Kõik sellised asjad. Aga jah, palju mugavam. Mul on näiteks homme suur koosolek. Ei peagi kuskile kaugele minema. Istun kontoris. Võtan Zoomi lahti ja Teamsi ja teeme. Just. Varem enne koroonat seda ei olnud. Enne koroonat seda kätt suruda. Omavahel. Faktoreid vahetame. No ütleme, et tõsiseid asju aetakse ikka näost päkku. Ei, muidugi loomulikult. Aga ma ütlen, et tehakse ka podcasti-laadseid saateid, nagu meie oma tehakse ju niimoodi, et inimesed on erinevas kohas ja täitsa on võimalik niimoodi asja ajada. Jah, täpselt. Ma arvan, et elu läheb paremaks. Kas meil on 3 nõuannet, nagu ikka? Järgmiseks aastaks või? Jah. Kuidas üle elada aastavahetus, jõulud ja toredalt minna uude aastasse või 3 lubadust. See, et hinnad tõusevad, palgad tõusevad ja toiduained tõusevad. See ei ole lubadus. Et inimestele, mida nagu head lugu, kellele? Nagu üürilisele või üürilandjale? Kõigile. No ütle esimene asi üürilandjale. Mis üürilandjale on hea? Jah. Mida sa saad lubada? Süda rahul oleks. Üürid tõusevad. Üürnikule. Mis üürnikule saad lubada? No vot, mis sa need lubad seal? No ma arvan, et ikkagi nii-öelda see üürniku raskem, aeg, kus on olnud raskem üürniku leida, on teinud võib-olla üürilandjad, ega need kohe meelde ei tule, et üürilandja võib-olla hoiab rohkem oma üürilist. Ei, mina olen ka tähele pannud, nagu varem oli ka, isegi minul oli, kui midagi väiksemat oli vaja teha, siis ikkagi ütlesid, et kuule, tee ise ära või nagu. Ja, et praegu on see, et kui üüriline ikkagi korra midagi ütleb, et kuule, pesumasin on katki, siis ma juba tegelikult hakkan jooksma. Nii, et hoolimine kasvab. Hoolimine kasvab, nii. Ja nii, ja kelle veel peame lubama midagi? Mulle. Sulle? Ja, kui televaataja. Televaatajale, kes meid vaatab? Meie vaatajale lubame, et meie saate kvaliteet paraneb. Ja, me harjutame vahepeal ja kutsume rohkem külalisi, ma arvan. Ja meile hakkas see meeldima. See pikem formaat, see oli päris äge ja me saime ise ka targemaks. Ma sain majavammist targemaks, ma sain Hispaania kinnisvarast targemaks. Ja ma sain veel targemaks, kui peaks elekter ära videva ja maailma lõpp tuleva, kuhu põgeleda. Mis veel? No meil oli veel inimene, kes õpetas, kuidas majandada paremini. Sind ei olnud, siis vaatasin. Ma vaatasin. Et siis said sealt ka targemaks, sai rahamärkmikud ostsid lastele. Lastele veel ei ostnud. Tal on jube head rahamärkmikud, kus kes see rääkiski, on üks blogi ja üks mees, kes ütles, et tema lapsed olid neid rahamärkmiku kasutanud ja tahavad perega minna Itaaliasse, et koguvad raha. Lapsed. Sa ei tahaks su lapsed ütlevad, et tahavad perega minna Jaamisse minna, et koguvad raha. Päris annab koguda sinna. Oled päris annad. Kõik olened. No, ja väga ei anna. No, vot. Välja peab teenima. Et uuel aastal autokalda on vähem kade. Jah. Ma pean ka lubama. Ei, see on okei. Kui jätame selle, et sa oled vähem kade.
ma lähen ka. Jah, soovime kõigile head uut aastat ja nüüd tuleb see laul, see Head uut aastat. just, Marju Lennik. Jah. Aitäh selle aastast. Aitäh, et kuulasite meid ja kuulake ikka. Kirjutage meile kirju, sest et vahepeal olid päris ägedad juba. Ägedaks andmiseks juba läks vaadel. Ja, et kui me saame 100 kirja kokku, siis me teeme eraldi saate. Kirjade postast. Me oleme nagu, kes see poliitik oli, kes võttis telefoni kõnesil vastu, see Doktor, jah, Vassiljev. Doktor Vassiljev, et võib-olla peaks tegema ühel hetkel. Peaks tänama, aga tegelikult on meil tohutu tiimsid, aga tohutu meeskond, helimehed, filmimehed, produktsioon. Ja täname ka neid. Ja ma ei tea, paneme purki. Lähme ära ja sööme praegu. Sära külla põlema. Ja head uut aastat. Ja aastavahetusel teate, kus pidu ka saab. Just. Ootan teid. Kinnisvaraminutid. Stuudios Ahto Kalda ja Rainer Olgo.